Täname sind selle imelise päeva eest, sinu armu eest tänasel päeval, et see on uus võimalus, uus päev koos sinuga. Isa, täname sinu sõna eest, mida sa oled meile andnud, mille läbi sa ehitad üles meie sisemise elu. Ja et see hoiab koos meie kogu elu. Issa, me täname sind, et sinu püha vaim teeb elavaks sinu sõnad meie sees. Ja sina ehitad meid tugevaks, et me võime läbi minna tormidest ja keerulistest aegadest oma elus. Me täname sind, et sina oled vägev meie sees. Isegi kui me oleme nõrgad, siis sina oled tugev meis. Ja sa ütlesid, et me saaksime tugevaks sinu tugevuses. Mitte oma enda jõust, mitte oma enda käsivarrele toetudes. Isand, aga kui me alandume ennast sinu vägeva käe alla, sinu vägi ülendab meid. Sinu arm tuleb meie üle, sinu võimine tabab meid. Issand, ja sinu püha vaimu vägi kannab meid ülal ja viib meid läbi igast elufaasist. Issand, me palume iga inimese pärast, kes on täna siin, et sinu sõna oleks relevantne, oleks ajakohane, oleks puudutamas igat inimest. Jumal, sa tahad teha ühte head tööd meie sees. Ja me usaldame, et meie südamed on avatud sinu ees, et sa saad oma sõna meisse istutada, mis meie hinged võib päästa. Me täname sind selle eest, täname iga inimese ees, keda sa oled läkitanud. Täname sind, et sa teed meis midagi head sel hommikul oma sõna läbi. Ülistame, kiidame sind. Halleluuja. Jeesuse võimsal nimel. Ma tahan, et me palvetaksime ühe mehe pärast, kes on siin. Ma vaatan, kas ta on veel siin hetk tagasi. Õie, sinu kõrval. Mis su nimi on? Harri. Harri nimetas, et ta kaotas isa alles mõni päev tagasi, lahkus igavikku. Ja võib-olla seal mõned inimesed, kes tema ümber on, saavad käe tema peale panna. Tahan palvetada Harri eest. Tõsta oma käsi üles, et teised näeksid siin. Okei. Kes on tema lähedal? Pange oma käed tema peale. Mõned inimesed seal ümber kuskil. Okei. Kes on lähemal? Keegi liigu. Halleluuja. Isa Jeesuse nimel. Me palume, et sinu tugevus ja arm ja trööst ja taevane rahu puudutaks Harrit just nüüd. Issand, ja sellel raskel hetkel minnes läbi sellest ajast. Isa, sina oled talle ligi. Ja Jumal, me palume, et Harri saaks tunda, et on üks üleloomulik jõud, tugevus, mis ei ole pärit sellest maailmast ja mis ei ole isegi temast enesest, aga Jumala abi tema elus. Issand, me palume just nüüd Harri sinu kätesse ja ta kogeks sinu taevast tugevust ja tröösti ja rahu ja võiks olla võidukas ja isegi rõõmus oma suhte üle ja oma läheduse üle Jumal sinuga sellel ajal ja näha, kuidas sinu käsi teda hoiab ja kaitseb. Issand, me täname sind tema eest, õnnistame teda, paludes talle sinu tugevust ja armu Jeesuse nimel. Amen. Amen. Nii et ole õnnistatud, vend. Palvetame samuti Agnese pärast, tal oli palavik ja mingisugune haiguse rünnak. Agnes Aasa, keegi tahab võib-olla täpsustust. Isa Jeesuse nimel, me täname sind, et Jeesus on meie tervendaja ja et Jeesuse vermet läbi on meile tervist tulnud ja tema rippus ristipuul selleks, et meie, sinu lapsed, võiksime olla terved. Ja selles valguses me nõustume praegu Jeesuse nimel, et tervis vabaneb Agnese ihusse, igasugune kahjulik bakter ja viirus, mis on tekitanud palaviku. Me sõitleme seda Jeesuse nimel, selle haiguse algpõhjust ja me kuulutame tervist tema ihusse. Käsime haiguse vaimul minna. Me kuulutame tervist pealaest jalataldadeni tema ihusse, et iga organ, iga kude, iga lihas töötab nii, nagu Jumal on loonud selle tegutsema. Me keelame ühtegi alatalitust või väärtalitust toimimaks tema ihus. Issand, ja me räägime tervenemist tema ihusse ja et ta võib kogeda seda just nüüd, kui me praegu ühel meelel palvetame, isa, sinu tahet, et ta kogeb seda just nüüd, et palavik läheb alla, tervis tuleb tema ihusse ja jõud tuleb tagasi Jeesuse nimel. Halleluuja, halleluuja. Täname sind, issand. Täname sind, issand. Kui keegi on veel sinna haige ja võitleb mingi külmetushaigusega, mingi erilise asjaga, mis iganes see ei oleks. Me kuulutame tervist kogu selle koguduse üle Jeesuse nimel. Halleluuja. Issand, me võtame selle vastu sinu käest. Täname sind sellest, et sina oled meie tervendaja.
Amen, amen, kiitus Jumalale. Amen, Jumal õnnistagu teist, sõbrad. Te võite võtta istet. Suur tänu meie ülistustiimile. Teeme neile üks aplaus, nad tegid väga hea töö täna hommikul. Aitäh. Me näeme siin ühte suurt pilli. See on Toomase pill. Toomas tõi selle täna kirikusse. Ja see meie Toomas. Ja lihtsalt, et proovida, kuidas see pill siin meil töötab, aga ma proovisin seda tõsta tagasi, see üsna raske. Nii et ma saan aru, et see nõudis mitu head meest, et seda siia üles tuua. Ja võib-olla mõned naised ka aitasid, ma ei tea. Et suur tänu, Toomas. Suur tänu selle eest. Kuidas teil kõigil läheb, seda me juba kuulsime. Ergo juba küsis need küsimused ära. Aga ma tahaks lihtsalt öelda tere tulemast kõigile, kes on võib-olla esimest korda täna siin. Kui sa juhtu tulema või kui sa oled üle pika aja tulnud, siis tere tulemast. Keegi, kes on üle pika aja meie keskel, on Margus Pork. Nii et Margus, tere tulemast. Rõõm näha sind. Amen. Halleluja. Nii, ma panin müntoni suhu. Et ma teaks, millal lõpetada jutlus, aga juba see otsa münton. Kiitus Jumalale. Kui teist on mõned laagrisse minejad, siis peate andma teada transpordi osas ja nii edasi. Kui sa juba ei ole teavitad Agnest, siis teavita mind. Ja väikene teada veel sellest, et homme on hommikul meeste palve Singel 7. Tere tulemast kõigile meestele. Nii et astuge läbi, see on hea aeg. Kiitus Jumalale. Nüüd enne, kui ma hakkan täna hommikul kõnelema, pöördu oma naabri poole, ütle, et eelmine jutlus oli sinu jaoks, tänane minu jaoks. Ükskord peab minu jaoks ka olema, eks ole nii. Nagu me ütlesime tavaliselt, et see on ikka nende jaoks, kes kuskil videost vaatavad, ma loodan, video käib, jah. Ja siis meie jaoks võib-olla nii asjad ei ole. Aga tegelikult Jumalal on alati öelda meile kõigile midagi ühe sama jutluse kaudu. Nüüd ma tahan lugeda täna siis kõigepealt Luuke evangeeliumist ja siis lugeda Johannese kirjast. Luuke evangeelium 20 peatükk. Salm 17. Ja ma tahaks jätkata selle teema käsitlusega, mida me oleme siin alustanud mõned ajad tagasi, rääkides lahtistest ustest või uste avamistest teatud emotsioonidele oma elus. Tänane teema on natuke teine kui eelmine. Me liigume ühe teise asja juurde, aga peatükk 20, salm 17 ja selle lõpuosa ma tahan lugeda siin, mida Jeesus ütles. See kivi, mille hoone ehitajad kui kõlbmatu ära heitsid, see on saanud nurgakiviks. Ingliskeelne tõlge ütleb, et see kivi, mille hoone ehitajad hülgasid, on saanud nurgakiviks. Ja teise kirjakoha ma tahan lugeda Johannese kirjast. 3. Johannese kiri. Seda kirja kohta ma olen lugenud väga palju kordi siin koguduses. See on üks mu lemmikkirjakohtadest. See ütleb, armas, teine salm, 3. Johannes. Armas soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks. See, mida Jumal mõtleb sinu suhtes. Ja et sa oleksid terve. See, mida Jumal mõtleb sinu suhtes. Et su käsi hästi käiks ja et sa oleksid terve. Võid sa öelda amen? Need on, mida Jumal tahab sulle. Nõnda, nagu su hingegi lugu on hea. Nüüd tänane teema on hülgamisest. Ja pealkiri selle jutlusele on, et kui see, mida ma tahan, ei taha mind. Vahest me tahame teatud asju, et see juhtuks meile, mis iganes see ka ei oleks. Aga siis mingil põhjusel see asi ei juhtu sulle. Tundub päris valusa hülgamisena, kas pole nii? Ja meie kõigi sees on soov olla armastatud, olla vastu võetud, olla imetletud, olla respekteeritud.
Me kõik tahaksime, et oleks keegi kuskil maailmas, kes tunneks uhkust selle üle, mida me oleme teinud. Kas pole nii? On see väike asi, on see suur asi? Me võime küll mingis kontekstis ja mingis seltskonnas öelda, et need asjad ei lähe meile korda. Me võime isegi öelda niimoodi, et ma ei hooli, mis keegi minust arvab. Ma ei hooli sellest, mida keegi mõtleb minust. Me väidame endid olevat immuunsed teiste arvamuste suhtes. Kui aga tegelikult see läheb meile vägagi korda, mis inimesed meist arvavad. Ja õieti olla päris aus, siis see olles üks inimese põhivajadustest, nagu olla armastatud, olla vajalik kellegile, kuuluda kuskile, lähedus kellegiga, olla tähele pandud, olla kiidetud. Need vajadused lähevad meile korda. Sa võid öelda, et sa ei vaja, et keegi sind tähele paneks. Kõik, mida sa teed, on lihtsalt, ma ei tea, Jumala jaoks ja nii edasi. Aga tegelikult, kui sa oled aus, siis me vajame neid asju. Amen? Amen. Nii et kui me neid asju ei saa, siis me paratamatult aeg-ajalt tunneme ennast hüljatuna. Ja sa ei saa päris elus läbi käia ilma hülgamist tundmata. See on ausalt võimatu. Mingisugused ajad ja kohad su elus on, kus sa kindlasti tunned ennast hüljatuna. Minu pärast kas või see, et sa ootad arsti kabineti taga ja lõpuks lihtsalt teed ukse lahti ja astud sisse. Seal öeldakse, et pange uks kinni, oodake järjekorras. Okei. Ja siis tõmbud sealt niimoodi tagasi nagu lüüa saanud väike kutsikast ja ootad siis alandlikult, kuni sind sisse lastakse või ulatad lapsele käe ja ta ei ulata sulle kätt vastu. Kenneth Copeland ja Gloria Copeland räägivad lugu oma pojast Johnist, kellega nad läksid Kenneth Hagini krussaadile ja siis Kenneth Hagin tuleb käed niimoodi lahti ja väike John tuleb seal ja võtab Johni niimoodi sülle ja esimene asi, mida John tegi, pani talle vastu nägu Kenneth Haginile. Lahtise käega plaksaki. Kenneth räägib ja Gloria ütleb, et me olime nii piinlikkuses sellest, kui John seda tegi. Väike selline asi, mida laps loomulikult ei teinud pahaga, aga väike hülgamise juur, väike hülgamise seeme saab külvatud sükste tegudega. Me ei pane neid asju võib-olla isegi tähele. Selge on see, et lapse eas asjad, mis on sündinud, on palju sügavama mõjuga kui need asjad, mis juhtuvad täiskasvanuna. Täiskasvanuna me suudame nendest asjadest võib-olla üle olla rohkem. Me saame asjadest aru, me mõtleme asjad enda jaoks selgeks, aga siiski me peame tunnistama endale, et hülgamine läheb meile korda. Sa kirjutad avalduse või mitte avalduse, aga kas või avalduse või CV saadad kuskile töövestlusele ja sa ei saa vastuseid. Ma mäletan, kui see juhtus mulle. Ma olin just pastori koha peal olnud ja meesteteenistust juhatanud ja mu kogu minevik oli ainult seotud kristlusega ja kõik CV-d, mis ma saatsin, keegi ei vastanud mulle nendele. Keegi ei helistanud, keegi ei kutsunud mind töövestlusele, välja arvatud üks ettevõte. Ja see oli Svenski kaubandus, kus siis Taavi Justa juhtus olema müügidirektor ja tema luges minu CV-d ja tahtis kohtuda kristlasega. See oli peamine põhjus, miks ta mind kutsus. Mul ei olnud midagi muud sinna juurde panna ja teised firmad ei tundnud minu vastu mingisugust huvi, sest neil ei olnud midagi näha sealt CV pealt, mis neid võiks huvitada. Mul polnud mingit müügitöö kogemust, mingi juhtimiskogemus oli, aga mõtlesin, et tuleb siia mingi kristlane, hakkab sinna pöörama meie firmat, seda meest veel siia vaja. Loomulikult ma tundsin hülgamist ja väiksed asjad. Mingid sõbrad said kokku, sind ei kutsutud, väike olemine oli, sa jäid välja, läksid kinno, sind ei võetud kaasa, vaatad sõpru Facebookis, äkki arvad, et keegi on sind ära kustutanud sõbrade hulgast, huvitav, mis põhjusel. Okei. Teie reaktsioon reedab mulle, et sa oled neid asju näinud, kas pole nii. Ma pean tunnistama, ma olen mõningaid sõpru ära kustutanud Facebookist, kui mul sai 5000 sõpra täis ja ma tahtsin teisi sõpru võtta, siis võõrad sõbrad pidid minema, kes olid sattunud mulle sinna, ei tea mis muul moel. Aga selline hulk asju ja ma mõtlen, sa võiksid mõelda nende peale ise veel, kui palju on neid kohti, kus inimeste teatud teod või teatud tegemata jätmised sinu osas külvasid sinusse väikse hülgamise tunde, väiksed hülgamise seemned. Ja need muidugi kipuvad kasvama minema.
kuna me neid kastame oma mõtetega ja me arutleme sellele, miks see niimoodi juhtus, siis me paneme mitu olukorda kokku ja siis me hakkame mõtlema, et meil vist ei ole sellist väärtust, me ei ole vist nii piisavalt head ja üldiselt hülgamise defineerimise võiks panna nendesse sõnadesse, et kõik, mida ma teen ja kõik, mis ma olen, tundub, et ei ole piisavalt hea nende inimeste jaoks, et leida minus väärtust. Tundub, et midagi jääb puudu. Tundub, et ma ei ole ikkagi piisavalt hea. Miks mind ei kutsutud? Miks seda, mis ma tegin, ei hinnatud? Miks seda ei pandud tähele? Tundub, et ma ei ole piisavalt hea. Ja väikene seeme külvatakse meie südame pinnasele ja see kipub hakkama kasvama, juurduma, võtab juurt, mingil hetkel kasvatab mingid viljad. Ja me tuleme nende viljade juurde samuti, mida hülgamine tekitab. Ja olla aus, nagu juba mainitud, ilmselgelt igaüks meist siin saalis on vähemal või suuremal määral kogenud hülgamist. Me tegeleme nende asjadega. Ja see annab sõnumi, et ma ei ole piisavalt hea. Nüüd, inimene on sotsiaalne olend. Ütle koos minuga, ma olen sotsiaalne olend. Mis tähendab seda, et sa ei toimi väga hästi üksinda. Mõne aja sa võid olla üksinda. Vahest on üksindus päris hea. Aga ma ütlen sulle, kui sind lukustataks üksikusse kambrisse ja väidetavalt kõige hullem karistus vangile on olla üksinda 24/7 niimoodi päevi, nädalaid ja kuid, hullem kui igasugune muu karistus, sest inimene on sotsiaalne olend ja ta vajab mingit tagasisidet. Ta vajab midagi öelda, ta vajab midagi kuulda, ta vajab kuulda, kuidas asjad on temaga. Ta tahab mingit tagasisidet enda jaoks. Ja 4 seina ei pruugi seda tagasisidet sulle anda. Nad ei annagi sulle seda. Ja sellepärast teatud hüljatus või ütleme niimoodi pidev hüljatus hakkab õõnestama meie minapilti ja eneseväärtust kahandama. Kuni sinnamaani, et inimene võib tunda ennast täitsa väärtusetuna. Ja kõike seda tänu sellele, mida mingil hetkel keegi külvas tema ellu ja mida ta kultiveeris neid mõtteid ja arendas ise ja saatan teeb oma osa. Amen. Ta on meister nagu õhutama lõkkele selle väikse asja, mis juhtus. Sul võib mingisugune olukord juhtuda 10 aastat tagasi ja saatan ikka tuletab sulle meelde, kui kõvasti sa puusse panid siis. Hallo. Ja või mingisugune teine olukord, mis su väga haavas ja see võis olla lapsepõlves ja tal on see meeles, ta tuletab seda meelde, et uuesti nagu seda haava lahti kiskuda. Ja hülgamise tagajärgedeks tavaliselt on see, et inimene tõmbub üksinda, tal tekib madal enesehinnang, ta tunneb, et ta ei ole väärt, muidugi siis sealt edasi ta võib depressiivseks muutuda, inimesed võivad agressiivseks muutuda ja õieti teadus on seda väga palju uurinud ja leidnud seda, et isegi seal alkoholi tarbimine, narkootikumid, kuritegevus ja hülgamine on seotud. Eelmine kord ma lugesin teile statistikat, kui paljud lapsed, kes on tulnud isatust kodust, on enam tõenäosed tegema teatud asju, nagu lahkuma koolist, olema vaesed, muutma kuritegelikuks ja jällegi ühe vanema puudumine kodus. Ja see võib isegi olla läbi surma, et inimene üks vanematest sureb. Alles reedel ma tegin ühte matust Tallinnas ja üks minu sugulastest, õieti ma olin laulatanud selle abielupaari alles 5-6 aastat tagasi, pisut nooremad kui mina, aga mees sai pisut enne laulatust ajukasvaja, käis operatsioonil, asjad said enam-vähem korda, aga siis see naases veel agressiivsemal kujul ja vähem kui aastaga oli ta lahkunud. Kui me tulime välja sealt krematooriumist ja matus oli ühel pool, siis mulle öeldi seal ennem seda, et on üks nupp, kuhu vajutada, siis hakkavad kellad nagu helisema. Ja muidugi väga drastiline või traagiline, ütleme pigem siis pilt, mis seal nagu võib tekitada kirst koos lilledega, siis vajutas ühte teist nuppu, siis vajub äkitselt maa alla. Ja siis oli selle mehe laps, ma ei tea, kui vana täpselt oli, võib-olla 7-8 aastat vana, võib-olla natuke vanem, võib-olla isegi 10, siis välja minnes hakkas nutma. Ema pidi teda rahustama ja see oli üks
tunne väiksest lapses, et ta on hüljatud. Nüüd isa lahkus, lapsel on midagi sellega seost, kurb sündmus kõigile. Ometigi laps tõlgendab seda kui hülgamist. Ta tunneb hüljatuna, mitte et isa teda hülgas, aga ta tunneb ennast hüljatuna. Need asjad lähevad vägagi meie hinge ja mõjutavad meid. Üks uurimus näitab, et hüljatud on valmis rohkem petma teisi. Püüdma nagu näida midagi, mida nad tegelikult ei ole. Olema rohkem silmakirjalikud. Seespidi võib-olla katki, aga väljapil halleluuja. Kiitus Jumalale. Ja kui sa saaksid olla väga-väga aus, siis sa ei mõtleks päris nii. Nad on vähem abivalmis, tihti pigem pühenduvad lühiajalistele eesmärkidele kui pikaajalistele eesmärkidele. Sest pikaajaline eesmärk nõuab pikka pühendumist ja lühikene asi, ma teen selle ära, aga ma ei julge ennast anda väga pikaks asjaks, sest ma ei tea, mis kõik mind ootab, ma ei tea, kas ma olen selleks valmis, kas ma suudan tegeleda nende inimestega, nende olukordadega, mis tulevad. Ja nõnda siis see on midagi, mis mõjutab meid kõiki. Nüüd, ma lugesin teile Johannese kirjast, et Johannes kirjutab seal Püha Vaimu poolt inspireerituna, et meie hea käekäik ja meie tervis, et Jumal tahab, et meil oleks hea käekäik, et meil käsi käiks hästi, et meil oleksime terved nõnda, nagu meie hingegi lugu on hea. Ja sellest me võime järeldada, et meie hingel või meie hinge seisundil ja meie ihu konditsioonil ja meie elu kvaliteedil on väga lähedane seos. Kui ma olin noor kristlane, kasvades ühes koguduses, siis seal rõhutati väga palju vaimu arendamist. Ja õieti see on väga hea ja see on väga tähtis. Arendada oma vaimu, palvetada, lugeda piiblit, olla osaduses Jumalaga, käia koguduses ja ehitada oma vaim inimest. Õieti, kui sa räägid võõrastes keeltes, piibel ütleb, et sa ehitad oma vaim inimest. Kui sa saad ilmutust Jumala käest, sa ehitad oma vaim inimest ja see on tähtis, aga ometigi kõige selle vaimuliku sõjapidamise juures ja kõvade palvekoosolekute juures, kõige selle juures, mida me tegime aastat 27 kuni, ma ei tea, mingi tagasi, siis ometigi olid paljud inimesed, kes langesid ära. Langesid tagasi maailma, ei jäänud püsima Kristuses. Ilmselgelt midagi jäi neil saamata. Midagi jäi neil puudu. Midagi, mida nad tegelikult vajasid ja ei saanud, sest rõhutati ainult ühte ala. Ma võin sulle kinnitada, emotsioonid mõjutavad meid rohkem, kui sa arvad. Sa võid mõelda niimoodi või ma võiks ka mõelda, et inimesed käivad koguduses või käivad siin koguduses sellepärast, et meil on nii vägev ülistus, meil on uhke klaver siin ja meil on kenad inimesed, kes siin ees seisavad, ilusti riides, karismaatilised. Meil on mõnus koht, hea ruum, õiges asukohas. Ma ei tea, mida kõike võiks siin lisada ja mõelda. Või et siin on head jutlused või siin on hea ülistus või siin on hea vaimulik atmosfäär. Ma arvan, et need kõik võivad olla ühele poolt argumendid, aga teist poolt lõppeks päeva lõpuks, nagu öeldakse inglise keeles, on see emotsioon, millega inimene siit välja astub, mis määrab ära, kas ta tahab tulla tagasi. Ja kui me puudutame tema vaimu, aga mitte emotsiooni, siis ei ole piisav, sest sa oled emotsionaalne inimene. Ütle amen selle peale. Me oleme emotsionaalsed, meil on emotsioonid. Ja kui sa ei ole emotsionaalne, ma ei räägi emotsionaalsest olemisest sellest, et sa plahvatad kuskil mingil hetkel, kuskil sobimatus kohas lendavad kõik asjad välja. Ma ei räägi sellest, aga sa oled emotsionaalne ja see võib tähendada seda, et sa oled emotsioonid ka lihtsalt niimoodi alla surunud endas. Aga see ei tähenda, et sul emotsioone pole. Meil on emotsioonid, me oleme emotsionaalsed inimesed. Nüüd, vaim, hing ja ihu on väga lähedalt üksteisega seotud. Nad kõik mõjutavad üksteist. Kui ma astusin sisse
oma ema palatisse peale seda, kui ta oli lahkunud, kui ta oli surnud, kui arst oli registreerinud tema surma, siis mõni hetk tagasi, umbes tund aega tagasi, ma olin just nimelt olnud seal ja näinud teda elamas. Ja tund aega hiljem, see oli tema surnukea. Ta oli läinud. Nüüd tema vaim oli lahkunud ja see ihu ei suutnud elada ilma vaimuta. Vaim andis ihule elu. Võib-olla arstid ütlevad, et elu on seotud teatud protsessidega, mis toimuvad ajus ja mis toimuvad südames, füüsilises südames. Tegelikkuses on see Jumala poolt antud vaim inimeses, see elujõud, mis paneb kõik liikuma. Aadam oli nagu laip seal maas pärast seda, kui Jumal oli tema maapõrmust vorminud nagu savist. Mõtle, kõik ilusti muslid olid vormitud, aga ükski nendest ei töötanud, kuni Jumal hingas oma elu õhku. Temast see piibel ütleb inimene elavaks hingeks. See kasutab seda sõna ka hing. Et see hingeline osa või hinge kaal meie kolm ainsuses, hing, ihu ja vaim, eks ole, on niivõrd oluline. Ma olen mõtelnud selle peale ja tol ajal me muidugi, nagu mainitud, me väga palju rõhutasime vaimseid asju ja vaimsed asjad on väga-väga tähtsad. Ma ei alahinda neid ühekski hetkeks, aga ma ütlen sulle veel kord, kõik kolm on tähtsad. Kui sa ei kanna hoolt oma ihu eest, siis sa ei saa palvetada. Väga raske on palvetada, kui sa oled haige. On su kuskil valutanud ja sa isegi tahad tulla võib-olla kogudusse. Väga raske lugeda piiblit, väga raske kontsentreeruda. Ma olen näinud inimesi, kellel on raske haiguse faas ja ta ei taha nagu kuskil minna, kuskile midagi teha, rääkimata seal kõvast vaimulikust võitlusest kodus, sest tal ihus on raske aeg. Ja eriti, kui midagi valutab ja midagi tuikab sul sees. Ja lihtne on siis, kui teised tulevad, palvetavad sinu eest, aga sinul endal on väga raske kontsentreeruda. Ja sa ei saa jutlust pidada ilma ihuta. Need kõik asjad on seotud omavahel. See ei ole lihtsalt vaim, kes hõljub siin ja tühja sellest ihust. Meil olid laulud, et lihast pole kasu ja tühja selle lihad. Oleme nüüd, usu mind, kui sul seda liha ei ole, siis sinu vaim siin üksinda ei toimeta maa peal. Sükest arusaamist, et 40 päeva ei tohi midagi kellegi asju puutuda peale tema surma, et siis tema vaim veel liigub ringi siin. See on, ma ei tea, kus kohast tulnud, see ei ole tõde, see ei püsi, see tõde või see arusaam, seal ei ole mingit seost asjadega. Inimene ükskord, kui lahkub siit ihust, on ta oma otsuse teinud, kuhu minna. Aga need on lähedalt seotud. Ja mina olen leidnud seda, ja ma ei tea, kas sa oled nõus sellega või mitte, aga ma olen leidnud, et hingeline osa meis tegutseb kui uks teistesse osadesse. 75% kuni 98% haigustest tänapäeval arstid, teadlased ütlevad, on psühhopsomaatilised, seotud meie mõtlemisega, meie hingeoluga. Ainult 2% kuni 25% siis väidetavalt on seotud geenidega ja väliste mõjudega. Ja võib-olla mõned asjad said alguse juba vanematest ja kuskilt kaudu on jõudnud nii-öelda lastesse, aga väga suur hulk on tegelikult seotud inimeste mõtlemisega. Hinge kaudu asjad tulevad ihu kallale. Pole ime, et Jumal ütleb siis, et su hingegi lugu oleks hea, et sa oleksid terve. Et terveks olemine on seotud hingelooga. Ja ma olen leidnud seda samuti, et isegi Jumal ei saa tulla inimese ellu tema südamesse ilma läbi minemata tema hingest. Nüüd meie hing on meie mõtlemine, meie tahe ja meie emotsioonid. Ja kui sa kellelegi räägid Jeesusest ja ta ikkagi emotsioon on selline, et ma ei taha sellest kuulda. Mul on oma ideed, mul on oma mõtlemine, oma veendumused minu peas, minu mõtlemised, oma tahe, ja mul ei ole mingi tunne, et ma tahan selle teemaga tegeleda, siis ega tema süda ei avane Jumalale. Jumal ei saa lihtsalt kuidagi sisse tungida tema vaimu, nii-öelda tulla kuskilt kõrvalt läbi ja ilma, et ta läheks tema hingest läbi. Kui sa ikkagi ei taha näiteks armuda kellegisse, siis sa ei armu. Sest su süda lihtsalt ei avane ilma selleta, et su hing seda lubaks. Kui mingi filosoofia, mingi idee esindatakse sulle, ja sa ei lase seda oma siit hingest läbi, oma mõtlemisest, oma tahtega. Sa lihtsalt ütled selle raudselt ei, see ei jõua sinu südameni, see ei jõua sinna.
Ja ma usun, et isegi saatan ei saa tungida inimese ellu, veel vähem nii-öelda seistada kedagi ilma selleta, et ta peaks tegelema selle inimese hingega. See töötab kõigepealt mõtete kallal, kõigepealt istutab mõtte pähe. Nagu hülgemine on üks mõte tegelikult, kas pole nii? Sa hakkad selle üle mõtlema, mingil hetkel võib asi muutuda tõesti vaimseks sidumiseks, aga alguses algas see pihta mõttest ja see tundub mulle, et see inimese toimimine nii ihuliselt kui tema vaimne olu on väga palju seotud tema hingega. Sellepärast ütleb Piibel, et me hinge eest hoolt kannaksime, et hinge päästmine esile tuleks. Ja kui sa loed ja uurid Piiblit, siis sa leiad seda, et väga palju rõhku asetatakse ja räägitakse hingest. Pole ime siis, et Paulus ütles, et muutuge teiseks oma meele uuendamise tee. Minu elu muutub, mina, ka see vaim inimene, muutub läbi selle, kui ma uuendan oma hinge, oma meelt. Mis on hing? Veel kord, mõistus, tahe, emotsioonid, kui ma töötan nende kallal. Minu emotsioonid, mis on katkised olnud maailmast tulles, minu tahe, mis on kangekaelne, minu mõtlemine, mis on korrupeerunud. Paljudel teist oli korrupeerunud mõtlemine, kui sa tulid Jumala kuningriiki. Okei, ülejäänud, ma ei tea, kuidas ta niimoodi õnnestus, aga minul oli väga korrupeerunud mõtlemine. Sõnad, mis välja tulid minu suust, ideed, mis mu peas olid, see rääkis sellest iseenesest. Nii et see nõudis meelte uuendamist. Ja pane tähele, mida Paulus ütleb salm ennem seda, andke oma ihud elavaks ohvriks. Ja siis ta räägib hingest ja siis ta räägib kõik 3 asja tiirlevad selle hinge kujundamise ümber. Me hing, meie emotsioonid, kuidas asja kohta tunned, mis tunne sul jääb, äritehing, mis tunne sul on. Ja küll me räägime kõhutundest, aga see on üks emotsioon, mis kuskil tekib. Kui sul ei ole seda õiget tunnet, sa ei tee seda. Paljud asjad elus samamoodi. Nii et sõbrad, ma tahan öelda ühe mõtte teile. Sa võid selle kirja panna. Hoolimata õigest toitumisest ja füüsilisest harjutamisest ja isegi võib-olla õigest meditsiinilisest abist. Parim asi, mis oma ihu jaoks saad teha, on mõelda häid, kvaliteetseid, positiivseid mõtteid. Isegi rohkem kui õige toitumine aitab sind hea mõtlemine. Sa võid süüa, ma ei tea, puuvilju, juurvilju, tead, kuni sa näed peaaegu välja nagu puuvili, aga kui sa ei mõtle õieti. Piibel ütleb, et nii nagu inimene mõtleb oma südames, selline on. Sinu mõtted teevad sinu selliseks, nagu sa oled. Ja mõtlemine on osa meie hingega. Nüüd pole ime, et apostel Paulus ütles Filiplastele 4:8, et kõik, mis on hea, kõik, mis on täiuslik, kõik, mis on kiitust väärt, mis on vooruslik ja mis see nimekiri kõik seal edasi läheb, ütleb, sellele mõtelge. Ja siis ta räägib ennem seda, et ärge muretsege ühti. Mis on muretsemine? See on mõtlemine, kas pole nii. Siis ta ütleb, rõõmutsege issandas. Mis on rõõm? Rõõm on ka tegelikult üks mõte. Mul võib olla kurbus, mõtlen, kõik on jamasti. Kõik võib olla, ühesõnaga, nagu tuntud sõnadena on see tai ja pekis. Okei. Ja mis sõnu me kasutame selleks, et väljendada, kui halvasti kõik asjad on. Aga kui sa mõtled mõtte üle, mis su elus on hästi. Keegi tahaks olla täna sinu asemel, kes võib-olla on kuskil haigevoodis, kes ootab oma surma ja mõtleb, et tead, ma valiksin hea meelega selle inimese rolli, isegi kui mul ei ole praegu vahendeid, kuigi mul ei ole neid ja neid asju, aga ma tahaks olla elus. Ma tahaks olla terve. Ja see viis, kuidas sa mõtled ja sa võid hakata rõõmu tundma sellest vähesest, aga heast, mis sul on. Ja see meelelaad teeb rohkem sinu ihu jaoks ja sinu vaimu jaoks, kui see teine mõttelaad, mis suleb sind, viib sind depressiooni, sa ei näe enam suunda, sa ei näe enam eesmärki, sa ei tegutse, sul pole kirge ja sinu elu peatub. Ja sa oled lihtne saak vaenlasele lihtsalt edasi töötada sinu kallal. Sul on vastutus sinu elu suhtes, sõber. See ei ole kõik Jumala käes. Bill Gates ei palveta rohkem kui Billy Graham. Kui me ütleme, et raha tuleb tänu palvele. Siis Bill Gates võiks olema väga suur palvetaja. Aga see on teatud printsiibid, mida me oma elus peame rakendama, tundma õppima. Nüüd see on huvitav. Teadlased on otsinud emotsiooni asukohta. ja mõned vanad roomlased arvasid, et emotsioon asub maksas. Eestlastel on ka mingi ütlus, et kops üle maksa.
See on alati seotud, kui sa oled pahas tujus või mingisugune värk on, eks ole. Kops üle maksa, mul läks kops üle maksa. See on niikuinii üle maksa kogu aeg, aga mõnel oli teistpidi võib-olla alguses. Ühesõnaga, kui sa füsioloogiat tead, sa mõistad, et maks on allpool. Kops on üleval, maks on siin. Okei. Aga et emotsioonid asuvad inimestes maksas. Ja juudid arvasid, et emotsioon asub neerudes. Taavet ütles, öösel manitsevad mind minu neerud. Ja mitmed teised kirjakohad, mis võib-olla viitavad sellele. Meditsiin arvab, et see on ajus. Emotsioon on ajus. Ja muidugi piibel viitab sellele, et emotsioon on ka meie südames. Aga kas see pole huvitav, kui sa tunned ehmatust äkitselt, kus sa tunned seda? Tavaliselt sa tunned seda rinnas. Inimesed isegi lausa panevad oma käe sinna peale, tahtmatult või teadlikult, pigem tahtmatult. Aga kui sa tunned näiteks häbi, kus sa seda tunned? Mida ma tegin? Nüüd ma ei tea, keegi haare kinni, kannastad. Mida ma tegin? See on huvitav, see tunne nagu kannas seda häbitunnet. Ja Soome teadlased tegid suure uuringu selle kohta. 700 inimest küsitleti ja uuriti, et kus kohas keegi mingid emotsioone tunneb ja siis nad tegid kaardistuse. Ja näiteks armastust tundis inimene peas, rinnas ja kõhus. Ja putukad kõhus, liblikad kõhus. Ja siis näiteks kurbust tunneb inimene südames. Häbi peas, uhkust tundis inimene peas ja rinnas. Ja süda läheb kõhkeks. Ja sõna otseses mõttes tunneb teatud kohast seda tunnet. Ja ma arvan, me võiksime ise samamoodi kaardistada, kui me tahaksime. Aga minu punkt on selles, meie emotsioonid on väga lähedalt seotud sellega, kuidas meie muu elu toimib. Nüüd, ma tahaks natukene käiku vahetada siin ja rääkida inimestest, kes kogesid hülgamist piiblis. Nüüd, mul puudub aeg minna läbi kogu nimekirjast. Ma lihtsalt uurisin mõned nendest ja üks näiteks, kes koges hülgamist, olid Aadam ja Eeva. Kui Jumal ajas nad aiast välja, siis Jumal lõikas ära nende elus teatud privileegid ja paratamatult nad tundsid hülgamist. Nüüd, sõbrad, tegelikult laias perspektiivis kogu inimkond on tundnud hüljatust Jumala poolt tänu sellele patuloomusele. Sest patt lahutas inimese Jumalast. Nii nagu väike laps, kui ta üks vanematest sureb, ta tunneb küll hüljatuna, aga mitte, et see inimene teda hülgas, mitte, et Jumal meid hülgas, aga patt eraldas meid, lükkas meid Jumalast eemale ja inimene tundis ennast hüljatuna. Üks teine, kes tundis ennast hüljatuna, oli Kain. Kain tõi ohvri maaviljast, Aabel tõi pudulujustest. Kaini ohvri peale Jumal ei vaadanud. Aabeli ohvri võttis vastu. Miks minu ma ei lähe? Ja muidugi see oli vale ohver, see pole tänane teema, ma ei hakka seda arutama, aga Kain tundis hüljatuna ennast. Aga üks huvitav inimene, kes tundis ennast hüljatuna, on piiblis Noa noorem poeg. Tema nimi on Haam. Kui sa mäletad, Haam, Noa noorim poeg, koges hülgamist isa poolt. Nüüd mis juhtus? Oli see, et Noa pärast veeuputust istutas viinamäe, kasvatas viinamarju ja siis korjas saagi kokku ja tegi mahla, pani mahla käima ja sai veini. Ja ma ei tea, kas seda ennem oli tehtud, aga igal juhul Noa jõi ennast purju. Mida piibel ütleb. Ta ei teadnud, et pähe hakkab. Ma ei oleks joonud, kui pähe hakkab. Aga no, mis iganes juhtus, ta jõi ennast purju, läks telki, ajas ennast paljaks. Ma ei tea, mis ta ennast paljaks ajas. Tema noorem poeg läheb telki ja näeb isa paljast ihu. Ja läheb siis ja raporteerib seda vendadele. Vennad lähevad tagurpidi, vaip käes ja katavad isa ihu kinni. Kui isa kuuleb, Noa kuuleb, et noorem poeg, mis ta oli teinud, siis ta needis selle noorema poega, Kaananit. Nüüd seleta see asi ära. Ma mõtlen selle peale. Hei, Noa. See on sinu probleem, et jood ennast purju, ajad ennast paljaks ja siis lähed närvi. Hakkad needma. See ei ole üldse poisi probleem.
aga ta needis Kaananit ja Seem, tema noorem poeg, loomulikult tundis ennast isa poolt hüljatuna. Ja kui sa uurid Noa poegade ehk Haami lugu edasi, siis sealt sündis igane hulk huvitavaid tegelasi, kaasa arvatud Nimrod, kes rajas Paabeli, mis sai Babyloniaks ja Paabeli torniks, mis oli inimese tahe ja soov ehitada endale nime ja tõestada. Ja tead, kui sa oled olnud hüljatud, siis tihti inimeste reaktsioon on tõestada sellele, kes teda hülgas, et ma olen parem kui see. Ja inimese enda püüd panna ennast maksma. Ja õieti Paabel esindas maailmasüsteemi, süsteemi lahus Jumalast. Nii et hülgamine põhjustas Noa poegades ja tema järeltulijates, eriti siis nooremas, väga palju tõsiseid probleeme. Ja Haam oli see, mõjutas tema järeltulevat sugu. Muuseas, Darwin, evolutsiooniteooria autor, tundis hüljatust oma isa poolt. Tema isa oli muuseas kirikuõpetaja, ilmselt mitte väga palju kodus, palju liikvel, palju toimekas. Darwin tundis, et isa oli teda maha jätnud ja hiljem, kui ta hakkas tööle selle evolutsiooniteooria kallal, siis ta ühel viisil püüdis kätte maksta isale, kes uskus muidugi Jumalat, tema püüdis seda näidata, et on olemas teine viis, kuidas inimene põlvneb. Ja see oli tema viis nii-öelda isale tagasi teha. See on tihti olukord, mis tekib, kui inimesed saavad hüljatud. Üks teine, kes tundis hülgamist, ma tahan sinna koos teiega vaadata, oli Saara. Pööruks minuga Piiblisse, 1. Mooses 16. Ma tahan korra visata pilgu siia, sest et see on päris huvitav lugu samuti. Saara tundis hülgamist. Kelle poolt ta seda tundis? Vaatame kohe. 1. Mooses 16. 1. Ja Saarai, sel ajal nimeks, Abrahami naine, ei toonud temale Abrahamile last ilmale. Ja tal oli ümardajaks egiptlanna nimega Haagar. Ja Saarai ütles Abramile, vaata, Jehova on mind keelanud last saamast. See, kuidas inimene tõlgendab asja. Heida nüüd minu ümardaja juurde, teiste sõnadega seksi temaga, vahest saan järeltulija temalt. Sinu seeme läbi tema, aga pool on sellest nii-öelda meie ühisest lähtekohast, pool on sinust, okei, enam-vähem, pole päris see, mis ma lootsin, aga siiski. Ja Abraham kuulis Saarai sõna. No, väike ekstra võimalus karata voodisse natuke noorema naisega. Ja Saarai, Abrahami naine, võttis egiptlanna Haagari oma ümardaja pärast seda, kui Abraham oli 10 aastat elanud Kaananimaal ja andis oma mehele Abrahamile naiseks, nii et Saarai annab talle naiseks veel. Ja tema heitis Haagari juurde ja see sai käima peale. Aga kui see nägi, et ta oli käima peal, siis oli ta emand tema silmis nagu alam. Ja mida Saarai tundis? Ma olen hüljatud. Ma olen kehvem. Kõik, mis ma teen, mida mina saavutan, see ei ole piisav. Ma olen viletsam. Ja Saarai ütles Abramile, mulle sündinud ülekohus tulgus sinu peale. Hei, kuule, kelle idee see oli? Abraham ei kibelenud seal kuskile. Abraham oli ootamas oma asja, ta ilmselgelt nägi, et Jumala tõotus viibib, aga Saarai ettepanek oli see. Tema oli see, kes oli korraldanud selle laulatuse ja andnud oma ümardaja naiseks. Okei, ma andsin oma ümardaja sinu sülle, aga kui ta nüüd näeb, et ta on käima peal, siis olen mina tema silmis nagu alam. Kuule, mina olin see, kes üldse selle ettepanekuga tuli lagedale, et saada laps. Selles viisil. Ja Jehova mõisku õigust minu ja sinu vahel. Kõlab nagu kõva peretüli, kas pole nii. Ja Abraham ütles Saarale, vaata, su ümardaja on sinu käes, talita, nagu sa heaks arvad. Ühesõnaga, ma ei taha konflikti, toimeta ise siin oma asjaga, mis iganes. Teiste sõnadega ta ütles, et kui sa tahad, tead, nii-öelda inimene surmata, siis see laps on läinud. Päris julge samm, kes pole nii. Ja siis Saarai alandas teda, aga seejärel ta põgenes tema juurest. Nüüd, ilmselgelt Saarai tundis ennast hüljatuna selles olukorras. Aga ma tahan, et sa vaataksid koos minuga peatüki 21
peatükk 21 ja siin on lugu Iisaki sünnist. Ja see on siin 14 aastat hiljem. Me teame seda sellepärast, et me teame Abrahami vanust teatud hetkedel. Ja siin ütleb Piibel esimeses salmis, ja Jehova hoolitses Saara eest, nõnda nagu ta oli lubanud. Jehova toimis Saaraga nõnda, nagu ta oli ütelnud. Ja Saara sai käima peale ja tõi Abrahamile poja ilmale ta vanas eas määratud ajal, millest Jumal temaga oli rääkinud. Nii kogu see varajasem, tead, sihker-sahker oleks võinud olemata olla. Ja Abraham pani oma pojale, kes temale sündis nimeks, kelle Saara temale oli sünnitanud nimeks Iisak. Ja me loeme, et Abraham lõikast ümber edasi 8. salm ja laps kasvas ja võõrutati. Ja ma ei tea täpselt, mis vanusest ta võõrutati, aga see võib olla juba paar aastat hiljem. Nii et Ismael, tema esimene poeg, on selleks ajaks juba siis kuskil 16 või 17. Ja Abraham tegi suured joodud Iisaki võõrutamispäeval. Nüüd 9. salm, panen tähele seda. Kui Saara nägi egiptlanna Haagari poega, kelle see Abrahamile oli ilmale toonud, naervat, siis ta ütles Abrahamile, kihuta minemasse. Tead, ümardaja tema poeg. 16 aastat hiljem ikka on see põlgus tema südames, kas pole nii? 16 aastat varem ta suur konflikt seal, tahab nagu see lapse lausa ära tappa, et ma ei tunneks sülgemist. Ja nüüd siis aastad hiljem, nüüd tal on oma poeg ka lõpuks käes, aga ütleb, et hei, sellest pole piisav, tead, see poisikütt naerab siin. Ma teen sulle naermist, tead. Sul on vaja meelelahutust, ma teen sulle meelelahutust. Ma saadan siit kõrbesse, kuidas siis, vaatame, kes siis naerab, tead. Muuseas, Iisaki nimi oli ju, Iisaki nimi tähendas naer. Minu poeg on see, kes naerab, mitte mingisugune Ismael. Et tal lõbus. Sul on lõbus, jah? Ma teen su elu lõbuseks. Ma näitan, kuidas siin naermisega käib. Ja me teame seda, et Saara tahtis kihutada minema selle ja lõpuks Jumal muidugi kinnitas seda ja me teame seda, et Ismael ei olnud see tõotatud poeg ja Jumal luges Iisakist tema sugu ja sellega on oma kõik prohvetlikud ennustused ja kõik muu seotud. Aga minu punkt on selles, lõpuks Ismaelist sünnib suur rahvas, aga kes osutub Iisraeli vaenlaseks kuni tänapäevani. Ja teatud hülgamise seemned põhjustasid need asjad. Taavet oli üks mees, kes võitles hülgamisega. Ta ütles, minu ema ja isa hülgasid mind, aga Jehova võtab mind vastu. Vennad hülgasid teda, kui ta läks, mäletad, pilkasid teda lausa, kui ta läks sõjatandrile. Piiblis on tohutult näiteid hülgamisest. Jaakob, Eesab. Mäletad, mida Piibel ütleb nende kohta? Ja Iisak, sama mees, armastas Eesavit. Sellepärast, et ta oli esmasündinu ja ta oli nagu kütt ja tõi head sööki koju, aga Rebeka armastas Jaakobit. See on juba probleem. Üks armastab üht last, teine armastab teist last. Jaakob mõtleb, isa armastab Eesavit. Okei, ta on esmasündinu. Mida ma vajan teha selleks, et isa ka mind armastaks? Okei, kui ma saan esmasünni õiguse endale, siis isa peab mind armastama. Ja sa näed, kuidas teatud asjad hakkavad juhtuma ja ideed hakkavad teostuma algselt lihtsalt sellest, et inimene tundis ennast üljatuna. Ja asi kruvib ennast kuskile maale. Mul puudub aeg, et rääkida Least, Jaakobi naisest, kes tundis üljatust. Mäletad, alguses ta ütleb, sünnitab paar poega ära, ütleb niimoodi, et nüüd lõpuks ehk mu mees hakkab mind armastama. Ta otsib nii väga armastust. Ja siis tuleb veel paar poega, see oli nii tähtist, et tol ajal Iisraelis, et oleks pojad ja oleks neid palju ja siis Lea ütleb, et nüüd mu mees lõpuks äkki kiindub minusse. Algul lootis nagu puhast armastust, aga seda ei saa, äkki natuke kiindub minusse. Ja lõpuks, kui ta 6. poja sünnitab, siis ütleb, et nüüd mu mees hakkab mind sallima. Ma ei isegi looda armastust. Peaasi, et salliks. Ja kui sa mäletad, siis Rahel läheb seal, või et Lea läheb ühel korral seal vastu Jaakobile ja ta oli ostnud selle õiguse, et Jaakob tema juures magaks lemmemarjade eest. Mis iganes marjad need olid, pidi tulema väga head, et selle nimel kõike seda teha. Ja siis tavaliselt Lea ei saanudki neid santse enam.
Nii et pole ime, et Lea lõpuks ütleb, et nüüd ma loodan, et mu mees vähemalt sallib mind. Alguses lootis, et armastab, see on ammu ununenud asi. Kiindumist ka ei taha, peaasi salliks. Nüüd sa räägid tõsisest hülgamise juurest, mis on inimese südames. Ma tahan sulle, kuna aeg lippab, kiiresti rääkida midagi positiivset, mis inimesed on teinud, kes pöörasid hülgamise ringi veelgi tugevamaks motivatsiooniks, et saada edukaks ja teha asju edukalt. Ja ma tingimata ei tea nende inimeste uskumusi ja ma ei kasuta neid näiteid selleks, et nad võib-olla kõiki asju usuvad õieti või nad on kristlased isegi. See ei ole see küsimus siin, ma lihtsalt räägin nende elus toimuvast. Aga Oprah Winfrey vallandati reporteri koha pealt, kuna teda peeti sobimatuks televisioonis. Muidugi Oprah Winfrey läks edasi ja alustas oma enda teleshowga, oli 25 aastat järjest oma showga eetris, kuni ta alustas oma enda televisioonivõrgustiku, mille nimi on OW või 2V ja N ja tema varade väärtus täna on $3 miljardit, nii et ta jõudis kuskile ja ei lasknud sellel hülgamisel ennast häirida. Steven Spielberg, väga kuulus filmimees, ei saanud 3 korda sisse California teatrifilmi ja televisioonikooli. Ja ometigi temast üks tuntumaid filmimehi. Ta on teinud filmid nagu Schindleri nimekiri, Jurassic Park ja nii edasi ja nii edasi. Stephen King, võib-olla ei ole tuntud nii väga Eestis, aga tema sai 30 korda hüljatud oma käsikirjaga, kui ta tahtis oma esimest raamatut trükki anda. Ja lõpuks selle raamatu nimi oli Carrie ja hiljem saatis naine julgustas teda, kuule, mine vii ikka sinna veel korra oma käsikiri sisse ja siis ta sai nagu läbimurde seal ja tänaseks on üle 100 raamatu tema nimel kirjutatud ja müüdud kokku 350 miljoni koopia maailmas tema raamatuid. Ma ei tea tema raamatudest midagi, ma ei tea, kas need on minu jaoks üldse huvitavad, aga ma räägin mehest, keda hüljati nii palju kordi ja kes ei jäänud alla, kes pööras oma hülgamise ringi millegiks muuks. Elvis Presley, seda meest kindlasti siin teatakse, temal ütles Grand Ole Opry manager, muuseas see on üks selline Nashville'is, Tennessee's, Nashville on see muusikute põhikoht, üks suurimaid lavasid ja üks selline suur, nagu meil on siin kontserdimaja, selline kompleks seal ja selle manager, kes muusikuid hästi tundis ja teadis, ütles talle niimoodi, et ta otsiks omale teistsuguse töö laulja ameti asemele. Et ta läheks uuesti veoautojuhiks. Ilmselt Presley sõitis veoautoga mingi aeg. Elvis sai üks suurimaid kultuuri kujundavatest inimestest 20. sajandil. Teda peetakse ka rock'n'rolli kuningaks. Muuseas, Elvis Presley ise ütles, et mina ei ole kuningas, Jeesus on kuningas, ma olen lihtsalt meelelahutaja. Aga 2011. aastal ma ei tea, mis on teistel aastatel, 2011. aastal 60 miljonit USA dollarit teenis Elvis Presley. 40 aastat peale oma surma. Päris hea, kas ma olen nii. Nii et mehel on andi ja olid inimesed, kes temasse ei uskunud. Michael Jordan, kes teab, mis mees see oli? Korvpall, Michael Jordan. Kõrvaldati oma korvpallimeeskonnast oskuste puudumise põhjusel. Teda peetakse täna kui ühte parimaks korvpallimängijaks läbi kõigi aegade. Walt Disney lasti lahti ajalehe kujundaja koha pealt. Ta oli kujundaja. Ta oli keegi, kes tegi disaini. Ja öeldi talle, et tal puuduvad ideed ja tal puudub loovus. Walt Disney ehitas muidugi meelelahutuse impeeriumi, mida tuntakse üle maailma. Beethovenit ise loomustati tema õpetaja poolt kui lootusetu. Beethoven, lootusetu. Ja Judi Dench, võib-olla vähe tundmatu nimi, aga talle öeldi, et kahjuks ta ei saa kunagi näitlejaks, sest tema nägu on valesti kokku pandud, ütles üks filmi direktor talle. Tänaseks on üle 50 filmi temal selja taga ja inimesed tunnevad teda Bondi filmides kui see M. Kui sa mäletad seda, üks M oli seal valgete juustega väike naisterahvas. See oli seesama naisterahvas, kelle nägu oli valesti kokku pandud. Aga siiski ta uskus midagi, mida talle need inimesed ei ütelnud, vaid uskus, mida ta uskus iseeneses. Nüüd ma tahan lõpetada nende mõtetega. Ja see on tähtis samuti.
Me ei pruugi alati mäletada hülgamisi, mis meie elus toimusid. Aga need ometigi võisid meid mõjutada või mõjutavad meid tänapäevalgi. Ja ma tahan anda sulle 5 punkti, mis ilmutavad seda, kui inimene tegeleb oma elus hülgamisega ja ta võib-olla isegi ei tea, kus kohas see alguse on saanud. Number 1 on liiga suur enesekriitika. Ma paneksin need punktid enda jaoks kirja. Liiga suur enesekriitika. Sa kahtled, kas inimesed võtavad sind vastu, arvad, et olevat alati koormaks inimestele, võrdled end teistega kogu aeg ja kaebad oma võib-olla välimuse üle ja et sa ei ole rahul asjadega, kuidas asjad on. Liiga suur enesekriitika. See võib olla põhjustatud, et inimene kannatab hülgamise all, millest isegi ei ole teadlik, kus on tulnud. Ma hakkasin mõtlema selle üle, kui palju hülgamishetki on minu elus olnud ja neid väiksemaid asju on hulga. Tead, lähed müügimehena kuskil poodi, püüad seal poejuhatajale midagi ära müüa ja ta saadab sind tagurpidi tagasi. Ja või mingis sellises kontekstis helistad kellelegi, kutsud välja, ta ei tule, ta ei taha. Mis iganes, neid hülgamisi meie elus on küll ja küll. Aga ma mõtlen, eriti tugevad hülgamised on need, mis on juhtunud lapsepõlves ja paljud nendest tegelikult enam ei mäleta. Üks teine tähtis indikatsioon sellest, et inimene on olnud hüljatud, on see, et ta leiab teistes pidevalt vigu. Oled sa kohanud mõningaid inimesi selliseid? Kogu aeg otsib vigu teistes. Ja tehes teisi maha, tunneb ta iseenda suhtes paremini. Nüüd, aeg-ajalt me kõik võib-olla peame mingil põhjusel, vanemad peavad oma lapse käitumist arutama, juhid peavad oma töötajate suhtes teatud asju otsustama, ma ei räägi sellest, aga ma räägin sellest, kui üks pidev mudel on, inimene on tuntud, kui et ta otsib ja leiab vigu teistes. See võib olla indikatsioon, et sa oled tegelemas hülgamisega oma elus. 3. punkt on, sa väldid intiimsust. Ja põhjus selleks on sellepärast, et kui sa tead, et inimesed saavad sulle liiga lähedale, siis nad võib-olla avastavad seda, et sa ei ole armastusväärne, nagu sa tahaksid, et sa oleksid. Sa võitled teatud asjadega, need on peidetud sinu südamesse ja kui inimesed satuvad sulle liiga lähedale, siis sa pigem, sa võid olla võib-olla isegi füüsiliselt seotud, aga mitte emotsionaalselt. See on võimalik. See on võimalik. Ja võidedes sedasi ka häbi ja madala enesehinnanguga. Sa oled kahtlev igaühe suhtes, kes väidab end sinust hoolivat ja raske sul vastu võtta komplimente, raske armastada teisi. Ja selline inimene võib vastassugupoolega suhelda füüsiliselt, kuid leida raske seda teha olevat emotsionaalselt. Nii et 4. kalduvus end isoleerida. Nüüd üksinda olemine on okei, aga liiga üksinda jäämine või lausa otsida seda võib olla märk sellest, et sa tegeled kuskilt maalt hülgamisega, mis on sinu sees peidus. Valu vältimiseks parem eraldada ennast ja siis mul ei ole vaja muretseda sellepärast, et keegi teeb mulle haiget. Ja tihti sellised inimesed on ka need, kes otsivad täiuslikkust. Ja nad ei taha siis ennast siduda teistega. Ja lõpuks 5. ülisuur tähelepanu välimusele ja oma väärtuse tõstmisele. Minu riietus, minu make-up, minu välimus kogu aeg iga hetke tagant ma pean kogu aeg tšekkama, kuidas ma välja näen ja siis võib-olla asjad, mis mul on see auto, on see maja, on see vanasti oli telefon, nüüd telefon pole enam suures, aga ühesõnaga mingi asi, mis kuidagimoodi väliselt kompenseeriks minu väärtust. Sest ma tundsin ennast hüljatuna kuskil hetkel. Ja ma olen kasvanud selle juurega enda ülesse. Nendel inimestel on kalduvus perfektsionismile. Ja nad ei julge teha asju, millega nad arvavad, et nad hakkama ei saa. Nüüd, viimane mõte ja ma palun, et meie ülistustiim võiks tulla ülesse. Ja siis ma tahaksin täna palvetada ja ma ka palun meie palvetiimil tulla mõne hetke pärast. Just nimelt nende inimeste pärast, kes võidlevad kuskil tasandil oma elus hülgamisega. Ja ei ole paremat hetke, paremat kohta, kui selle eest hoolitseda täna siin. Nüüd, inimene on patuloomusega sündinud ja sellepärast tundnud hülgamist juba sünnist saadik. Aga ma tahan lugeda teile, mida Jesaja raamat ütleb Jeesuse kohta ja see on peatükk 53. Ja siin öeldakse, et ta oli põlatud ja inimestest hüljatud.
tema tuli, võttis inimeste hülgamise enda peale. Sa võid juba mängida seda vaikselt. Harjuta. Me saame juba aru, et kohe tuleb, et midagi on vahetunud siin, me saame sellest aru. Ja. Ta oli valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmnägu ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. See oli, mida Jeesus tundis, sõbrad. Jeesus tundis end selles valguses või selles emotsioonis siis, kui Piibel ütleb, et inimese poeg peab kõigi kirjatundjate ja ülemate poolt hüljatama. Ta tundis seda religioosse maailma poolt. Teiseks, ta tundis seda oma jüngrite poolt. Mäletad seda, ta ütles jüngritele, täna öösel karjast lüüakse ja kõik kari saab pillutatud ja te jätate mind maha, hülgate mind. Peetrus väitis, et ta hülga teda. Aga lõpus nad kõik hülgasid teda. Jeesus tundis hülgamist. Ja siis, kui ta oli seal Pilaatuse kõrval, siis kogu rahvas, osad need, kes olid tema sisse juhatanud Jeruusalemma, hüüdnud, Hosanna Taaveti pojale, halleluuja, halleluuja, olid nüüd need, kes ütlesid, lööda risti. Jeesus tundis hüljatust terve rahva poolt. Ja lõpus, kui ta oli risti peal, ma arvan, see on Luuke evangeeliumis räägib sellest, kus ta ütles, et isa, miks sa mind maha jätsid? Ta tundis hülgamist Jumala poolt. Nüüd, Jeesus tundis hülgamist isegi taevase isa poolt, kuna ta võttis kogu patu enda peale ja püha Jumal ja patt ei saa olla koos. Aga see oli see osa, mis ta pidi tegema. Ja ta tundis hülgamist täiel määral. Tema, kes oli inimestest põlatud, haigustega tuttav, hüljatud, ta võttis selle enda peale. Ja Piibel ütleb, tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused, samuti hingelised haigused, sinu haavatud hinge. Ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks. Mängi edasi, ära katkesta. Jumalast peksetuks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast. Löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks lõpuks rahu. Ja tema vermete läbi on meile, halleluuja, tervist tulnud. Kiitus Jumalale. Tema vermete läbi on meile tervist tulnud. Ja sõbrad, kui sa loed Uut Testamenti ja loed, mida Paulus räägib Efeslaste kirjades, kuidas meid on vastu võetud lapse seisusesse, kuidas Jumal on meid valinud, kuidas tema on meid teinud pühaks preesterkonnaks, kuidas tema on võtnud meid enda omaks, et Jeesus võttis hülgamise enda peale, et meid oleks vastu võetud. Et täna, sõbrad, sa võid lasta Jumala armastusel ja lasta Jumala hoolimisel sinu vastu ja selles faktis, et ta on sind vastu võtnud, läbistada sinu hingemaailma, jõuda sinu südamesse ja lubada Jumalal teha sind terveks seispidis inimese poolest. Mäletad seda, sinu hing mõjutab sinu ihu, mõjutab sinu vaimu, mõjutab sinu kogu elu. Need omakorda mõjutavad sinu suhteid, mõjutavad sinu edu, mõjutavad sinu tööd, mõjutavad sinu saatust. Sinu hingelugu peab olema korras. Ja Jumal võib teha selle korda. Tema võib ära võtta need haavavad valud ja muuses hülgamise valu on võrreldav füüsilise valuga ja tainool valuvaigisti väidetavalt suudab isegi nii-öelda, kui inimene tunneb hülgamist, seda valu leevendada, sest need on samad ajuosad, mis aktiviseeruvad selle puhul. Jumal tahab näidata sulle oma hoolimist. Ja kui sa oled võidelnud hülgamise juurega, siis Jumal tahab teha sind terveks. Tõuseme korraks püsti. Sa võib-olla oled kuulnud lugu 2 pojast. Üks oli lapsendatud, teine oli peres sündinud. Vahest nad seal mürasid, kaklesid, neil olid erinevad ajad koos ja aeg-ajalt ikka poisid läksid riidu omavahel. Ja siis ühel argumendi ajal see poiss, kes oli seal peres sündinud, ütles selle adopteeritud lapsele, et mina olen selle perepoeg, aga sina oled kõigest lapsendatud. Haavas seda noort meest nagu südamepõhjani ja see adopteeritud poiss kogus ennast pisut ja siis ütles niimoodi, et ja sinu sündimist nad ei saanud parata, sa lihtsalt sündisid siia peresse. Mind aga nad valisid siia. Mind nad tahtsid siia.
Ja see on täpselt, kuidas Jumal on sind oma peresse võtnud. Ta tahtis sind. Sa ei ole juhuslikult kristlane, sa ei ole juhuslikult Jumal laps. Jumal kutsus sind. Tema tahtis sind. Ta otsis sind. Ta leidis sind. Ja Jumala armastus on välja valatud meie üle pühavõimu läbi, kes meis elab. Ja me peame lihtsalt lubama Jumala armastusel meid tervendada. Sest miski muu ei saa sind tervendada ega kompenseerida neid hülgemise haavu, kui see, et sa tead, et sa oled vastu võetud. Kui see, et sa tead, et sa oled hea. Sa oled piisavalt hea, sa oled piisavalt sobilik. Sa kõlbad igal viisil Jumalale. Sellepärast Jeesus suri, sellepärast ta maksis sellise hinna, et me oleme väärt tema silmis. Ja see tervendab meie südamed rohkem kui midagi muud. Amen. Ja ma tahan nüüd koos teiega palvetada. Isad, me tuleme sinu ette Jeesuse nimel. Me oleme täna rääkinud millegist, mis puudutab vähemal või suuremal määral meid kõiki. Kas me seda tunnistame või mitte? Jumal, me oleme kõik mingitel hetkedel kogenud hülgamist. Lapsepõlves, võib-olla oma vanemate poolt, võib-olla vanema venna, õe poolt, kedagi imetleti nooremaid, imetleti rohkem, meid vähem. Me tundsime, et keegi oli koolis populaarsem kui meie, keegi nägi parem välja. Me võrdlesime ennast teistega, me tundsime hülgamist tahtmatult ja tahtlikult ja sõime seda endale ise sisse ja panime seda ise enda peale ja teised panid ja kurat süüdistas ja nii edasi, nii edasi. Issand, ja me oleme kogenud seda võib-olla väga drastilistel viisidel. Võib-olla meie vanemad ei tahtnud meid. Võib-olla me olime plaanitud, et tehakse abort. Mingil põhjusel ei juhtunud, aga see hülgamise juur jäi meisse. Jumal, kus iganes on alguses saanud, me teame seda, et Jeesuse tulek risti peale lahendas kogu selle olukorra spektri algusest lõpuni. Mitte miski jäänud sellest välja. Ükskõik kus kaudu see hülgamise juur meisse tungis. See tunne, et mida meie tahtsime, ei tahtnud meid või keda meie ihaldasime, ei tahtnud meid. Jumal, selle faktiga, et sina oled meid tahtnud. Jumal, universumi looja. Jumal kõige kõrgema standardi looja, kõige kõrgema kvaliteedi ja väärtuste hoidja tahtis meie sugust, vajas meie sugust, kutsus meie sugust, valmistas midagi sellist meie jaoks, et Jeesus maksis oma eluga meie eest. On tõestus sellest, et me oleme midagi väärt. Ja et me oleme piisavad. Ja Jumal, kui me oleme piisavad sinu jaoks, siis isegi kui mõne inimese jaoks me ei ole piisavad, siis see on nende lühinägelik meel ja see ei ole meie mõõdupuu, kuidas me oma väärtust mõõdame. See mõõdupuu on sinu armastus meie vastu. Punkt. Ei midagi rohkemat ega vähemat. Issand, kui me ka oleme olukorras, kus me ei ole inimestelt saanud seda armastust, võib-olla meie lapsepõlv on kujundanud meid, siis täna me usume kogu oma südamest, et sina armastad meid. Ja et sina oled meid valinud. Ja sina oled meie Jumal. Ja Jumal, sa ei ole meid hüljanud, vaid sa oled meid vastu võtnud. Ja isegi siis, kui me oleme teinud pattu, kui me oleme midagi korda saatnud, mis on kohutav. Isegi siis, Jumal, sa ei julga meid ega jäta meid maha, sellepärast, et Jeesus on midagi meie jaoks teinud, mida ei saa enam ära kustutada. Mida isegi meie teod ei tühista. Vaid usu läbi, kui me oma patud tunnistame, siis sina oled ustev õige. Nii et sa meile patud andeks annad ja puhastad meid kõigest ülekohtust. Sa oled andnud meile lapse staatuse ja see on meis. Ja me täname sind, et kurat ei saa seda ära võtta. Me täname sind, et patt ei saa seda ära võtta. Me täname sind, et maailm ei saa seda ära võtta, mida Jumal on meisse pannud, seda ei saa keegi ära võtta. Kes võiks meid lahutada Jumala armastusest? Kas häda, viletsus, mõõk, nälg, inglit, tulevased asjad, praegused asjad, ükskõik mis olukorrad, mineviku asjad ei saa lahutada, tuleviku asjad ei saa lahutada. Miski ei saa meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses. Ja kui Jeesus elab meie südames, kui ta on meie sees, isa, nagu me kuulsime siin koosoleku alguses, kui me tulime koos temaga ja tema on meis ja meie oleme temas,
siis keegi ei saa ka meid lahutada sellest armastusest. Meid on kokku joodetud igaveseks. Me oleme kindlas paigas ja Jumal, ma palun just nüüd, et sinu armastus voolaks iga inimese südamesse. Issand, las see täidab meie elud. Ma tahan, et sa tõstaks oma käed tema poole, suleks oma silmad, vaataks hetkeks Jumala peale ja et Jumal valgustaks sinu südant ja sinu südame silmi ja tervendaks neid alasid. Kui sul on meeles praegu mõni hetk, mõni ala, mis konkreetselt tuleb sulle meelde, võib-olla sinu nooruse päevist, võib-olla keegi jättis sind maha, keegi hülgas sind, keegi tegi midagi, vist lõi väga sügavad haavad sinu sisse. Too see Jumal ette just nüüd, ütle Jumal, vaata selle olukorra peale ja vala oma tervendavat õli sinna. Vala oma armastuse õli selle peale, et mina olen vastu võetud sinus ja ma olen tugev sinus ja sinu tugevuse jõus. Jumal, tervenda need kohad minu sees, tervenda need kohad minu sees, tervenda need kohad minu sees, et see vana ei mõjutaks minu käitumist, kaasa arvatud usku sinusse. Jumal, sest sina oled hea isa ja ma ei saa võtta oma maise isa etaloni sinuga võrdlemiseks, sest sina oled teistsugune. Ma ainult saan vaadata sinu sõna peale ja uskuda, et sina oled hea Jumal, rikas heldusest. Las su tervendav vägi voolata sinu rahvale just nüüd. Jeesuse nimel. Me ülistame, kiidame sind. Me ülistame, kiidame sind. Nüüd sel ajal, kui me oleme palves siin, ma tahaksin, ja ma tundsin seda täna, enne kui ma siia koosolekule tulin, et võtta üks aeg täna ka individuaalseks palvetamiseks. Nagu ma ütlesin, hülgamine on puudutanud meid kõiki. Vähemal või suuremal määral. Võib-olla sa oled osadest asjadest terveks saanud, võib-olla osad asjad on veel olulised sinu jaoks ja sa vajad abi. Me tahame täna palvetada sinu eest. Me tahame teenida sind palves. Ära tunne ennast halvasti, et sa oled eriline või teistsugune. Ära luba hülgamise juurel takistada sind astumaks samm selles suunas, et saada sellest terveks. Ära isoleeri ennast, ära jäta ennast kõrvale sellest, et mida teised arvavad. Sama lugu, siin sa lased juba samal asjal ennastele kinni võtta, vaid see vastu. Tee see samm. Ütle, Jumal, ma tahan tuua oma asjad ja kellegiga koos täna palvetada, et need olukorrad saaksid tervendatud. Jumal näeb neid, sa ei pea isegi neid rääkima kellegile, aga tuua need Jumal ette. Kui sa tunned, et see käib sinu kohta, sel hetkel, kui me hakkame koos laulma, siis ma julgustan sind. Tule siia altari ette, me võtame ühe aja ja palvetame koos. Ja kui sa tunned, et sa oled sina, siis tule kohe selles mõttes, et ära ja ootame, kuni siin üks on ja teine on ja kolmas on, sest me võtame ainult võib-olla 10 minutit aega, et palvetada nende inimeste pärast. Kui sa 10 minutiga ei ole siin ja tagasi, siis me ei jõua su eest palvetada ja see aeg on siis sel hetkel ümber. Aga kui sa tunned, et Jumal rääkis täna sinuga, Jumal tegeles sinuga, siis me tahame sinu eest palvetada. Nüüd ma palun, et Ergo tuleks siia, Kati Reet tuleks siia. Halleluja. Tänu sulle, Jeesus. Tänu sulle, Jeesus. Halleluja. Nüüd meie sõbrad juhatavad meid ülistusse. Ja kui Jumala vaim on siin puudutanud, ma julgustan sind tulema. Me tahame koos palvetada, me tahame koos teenida teid. Ja Jumal teeb midagi head meie sees. Amen. Olge head sõbrad.